Trump muutis just tasutud arve poliitiliseks relvaks. Juba varem kasvanud vastasseis Valge Maja ja Vatikani vahel sai uue tõuke. Pärast seda, kui Donald Trump jagas postitust, mis tõi esile Robert Prevosti, tänase paavst Leo XIV vanu avaldusi ning reageeris sõnadega "pole hea". Sellest hetkest alates sai vastasseisu joon selgeks 2026. aasta 20. aprillil. Ameerika Ühendriikide president soovis näidata, et uus paavst ei ilmunud välja neutraalse häälena, vaid kellegi, kes oli juba avalikult kritiseerinud Trumpi päevakorda, migratsioonipoliitikat ja J.G. Vance'i kõnet. See, mis näis olevat maetud, tuli taas pinnale ja tuli jõuliselt. Tegelikkuses ei avalikustatud mitte erasõnumeid ega kulisside taguseid kuulujutte. Need olid toonase kardinal Prevosti avalikud seisukohad ja postitused X-is, endises Twitteris. Reuters märkis, et 2025 aasta veebruaris jagas ta uuesti artiklit pealkirjaga, et J.G. Vance eksis, kui ütles, et kristlik armastus peaks järgima teatud prioriteete. Hiljem, 2025 aasta aprillis, jagas ta samuti uuesti sõnumit, mis kritiseeris Trumpi kohtumist Nayib Bukelega, nõudes suuremat tundlikkust migrantide kannatuste suhtes. See on otsustav, sest näitab, et praegune konflikt ei tekkinud tühjast kohast. See oli juba olemas enne, kui Valge Suits uue paavsti välja kuulutas. Selle kriisi keskmes on plahvatusohtlik kombinatsioon. Ühel pool on Trump, kes otsustas paavsti kohelda kui avalikku poliitilist vastast. Teisel pool on Leo XIV, esimene Ameerika Ühendriikides sündinud paavst, kelle digitaalses minevikus on seoseid teemadega, mis on Ameerika konservatiivse baasi jaoks tundlikud. Selle tulevahetuse keskel on J.D. Vance, keda üks vanadest postitustest otseselt puudutas, ning samuti Tom Homan, tugev nimi piiripoliitikas, kes hakkas Vatikani kriitikale vastama karmis ja otsekoheses keeles. Tulemuseks on haruldane konflikt. Ameerika Ühendriikide president seisab avalikult silmitsi Ameerika paavstiga, vaieldes sisserände, sõja ja moraalse autoriteedi üle. Reuters teatas, et 13. aprillil ründas Trump Leoni, nimetades paavsti kuritegevuse suhtes nõrgaks ja välispoliitikas kohutavaks. Vahetuks põhjuseks oli paavsti kasvav kriitika sõja suhtes, milles osalevad Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Iraan, lisaks juba tuntud kriitikale Ameerika rändepoliitika suhtes. Järgmisel päeval reageeris paavst, öeldes, et tal ei ole Trumpi valitsuse ees hirmu ja ta jätkab sõjaõuduste vastu hääle tõstmist. Tüli lahkus siis vihjete tasandilt ja muutus rahvusvaheliselt avalikuks ning väga sümboolseks vastasseisuks. Kuidas Trump seda pinget veelgi suurendas? Ta ei piirdunud ainult otsese rünnakuga paavsti vastu. Crooksi andmetel jagas president X-i kontolt linki, mis väitis, et on avalikustanud Leo XIV kustutatud säutsud. Avaldatud postitus koondas tolleaegse kardinali vanu postitusi immigratsiooni, sotsiaalse õigluse, kliima ja kriitika kohta immigratsiooni vastase retoorika suhtes. See žest avaldas tugevat poliitilist mõju. See nihutas fookust. Enam ei olnud ainult paavst, kes kritiseeris Trumpi. Nüüd oli Trump see, kes ütles konservatiivsele avalikkusele, et paavst on juba ammu poliitiliselt tegutsenud teemadel, mis on Ameerika parempoolsetele olulised. See oli karm, kalkuleeritud ja vali ümberpööramine. See asjaolu muutub veelgi olulisemaks, sest selle ajaloo olemasolu oli juba traditsioonilistes väljaannetes registreeritud enne, kui sõnasõda puhkes. Reuters näitas, et ta jagas uuesti kriitilist sisu Vance'i ja Trumpi immigratsioonikäsitluse kohta. Associated Press teatas samuti tugevast konfliktist Vatikani ja USA valitsuse vahel, kui kirik mõistis hukka massilised väljasaatmised ja lükkas tagasi idee, et inimväärikust võib käsitleda kui administratiivset pisiasja. Trumpi ja tema toetajate jaoks on see vana materjal nüüd tõendiks, et Leo XIV ei hakanud poliitikast rääkima alles pärast paavstiks saamist. Ta rääkis sellest juba varem. Ja just seda president tahtiski esile tuua. Kõige tundlikumaks muutub see vastasseis piiride küsimuses. Põhidokument rõhutab seda teemat. Ja avalikud faktid näitavad, miks sellest sai üks kõige põletavamaid teemasid. Associated Pressi andmetel reageeris Tom Roman öeldes, et Vatikan on müüridega ümbritsetud riik ja et kirik ei peaks andma Ameerika Ühendriikidele piiriteema lõpetust.
sama kajastus meenutab, et Vatikan karmistas sanktsioone ebaseadusliku sisenemise eest, nähes teatud juhtudel pettuse, ähvarduse või turvanõuete rikkumise korral ette kuni 4 aastat vangistust ja kuni 25 000 euro suuruse trahvi. Poliitiliselt muutus see kontrast tõeliseks pommiks. Trumpi pooldajate jaoks kritiseerib paavst rahvuslikke müüre, samal ajal kui ta ise juhib müüriga ümbritsetud ja kaitstud territooriumi. Veel üks detail, mis toitis politiseerituse kahtlust, oli Leo 14 kohtumine David Axelrodiga. 9. aprillil 2026 teatas CBS Chicago, et paavst võttis vastu kogenud demokraatide strateegi ja endise Barack Obama nõuniku. Ja Washington Post teatas, et Trump viitas sellele kohtumisele, kui ta ründas Leo 14 ja süüdistas teda radikaalse vasaktiiva meele järel olemises. Siin on põhjus, miks see teave nii palju kaalub. Sel ajal, kui Vatikan püüdis rõhutada, et paavst räägib evangeeliumi ja rahu nimel, andis pilt kohtumisest kõrgetasemelise poliitilise tegelasega Trumpile võimaluse vasturünnakuks. Selles noos on veel üks otsustav element. Vana konto kustutati, kuid arhiiv ei kadunud kuhugi. Vatican News teatas 2025 aasta mais, et Leo 14 otsustas jääda aktiivseks ainult paavsti ametlike kontode kaudu X-is ja Instagramis. Ameerika Magazine märkis otse, et ta kustutas isikliku konto, mille oli loonud juba siis, kui ta oli veel isa Robert Prevost, samal ajal kui Vatikan käivitas ametlikud profiilid nime all @Pontifex. Teisisõnu, digikeskkond on muutunud, kuid endise profiiliga seotud poliitiline ajalugu on säilinud ekraanipiltides, arhiivides ja taasavaldustes. Interneti ajastul ei tähenda kustutamine kadumist ja Trump sai sellest kiiresti aru. Lõpuks püüdis Trump paljastada vastuolu, mis kõnetab otse konservatiivset valijat. Paavst, kes kutsub üles rahule, mõistab hukka sõja ja kritiseerib väljasaatmisi, kuid kellel on ka digitaalne minevik, mis on seotud avalike sekkumistega sügavalt poliitilistel teemadel.